spetsiaalselt, see on närimiskompootele. Koera pussid. Hetkel veel näitab, et Indrek Raadikult. Ma ei saa aru, mis see Kõik on siis loginud. Olume teha ära kohaloleku kontroll. Kohal on 16 volikogu liiget, puudub 1. Merje Einman on sellest meid ka teavitanud. Tänase istungi päevakorra olete saanud enda tutvutmiseks. Kas kellelgi on ettepanekuid küsimusi päevakorra osas? Ei ole. Palun panna päevakord hääletusele. Päevakord on kinnitatud. Ja alustame päevakorrapunktiga number 1. Otsuse eelnõu. Kiili vallavolikogu 22. augusti 2024. aasta otsuse number 12. Veski tänav tee katastriüksuse omandamine, muutmine. Ettekandjaks on ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja abivallavanem Priit Põldmäe, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Liis Mäekivi. Tere veel kord, head volikogu liikmed, head kuulajad. Nimetatud eelnõu oleme siis tõepoolest algatanud tulenevalt eelmise suve volikogu otsusest, kus siis volikogu otsustas selle 3 tüki sealt Kunna teelt lasteaia kõrvalt omandada. Tolles otsuses oli siis kirjas, et selle võõrandamisega seotud kulud peaks siis maksma müüja. Oleme siis täna müüjaga vestelnud ja teinud ettepaneku tehingusse minna, aga müüja poolt on tulnud siis tagasiside, et tema arvates peaks need kulud siiski valdma. Kuna tegemist on circa 100 eurose kuluga ja et see tehing ikkagi lõpuni ära teha, siis sellest tulenevalt vallavalitsus on siis selle eelnõu algatanud, toonud volikokku ja palub siis teie poolset. Liis Mäekivi, palun. Aitäh.
austatud volikogu. Ja majanduskomisjonis oli ka teemapunkt laual, et võib-olla täpsustan või lisan siis Priit Põldmäe ettekandele, et kui need teede võõrandamised on, et siis harjumus või tava on, et huvitatud osapool kannab tehingukulud, nii nagu me oleme ka siis iga analoogse eelnõu puhul kuulnud ja seetõttu selle punkti puhul siis veepartner oma esialgses avalduses nii-öelda siis pakkus välja, et ta võõrandab selle maatüki vallale ja sealt oli ka eeldus, et tehingukulud kannab tema ja siis nüüd on selgunud, et on vastupidi. Ehk et kuna otseselt sellist olukorda ei olnud varem olnud, siis komisjonis ka lihtsalt oligi arutelu küsimused, et võib-olla kuidas selline olukord on tekkinud, vähese kommunikatsiooniviga, aga komisjoni seisukoht 6 poolthäälega oli otsuse eelnõu toetada. Aitäh! Aitäh! Võimalus esitada küsimusi. Indrek Sinisaar, esimene küsimus, palun. Aitäh! Liis Mäekivi selles mõttes hästi andis selle infot juurde, et millest komisjonis ja mis see küsimus tekitas, et see tegelikult on selles mõttes absurdne olukord, et kuidas saab juhtuda niimoodi, et sisuliselt oli notari aeg, ma saan aru, juba kokku lepitud ja siis teine osapool taganes, et kas siis tõesti ei informeeritud teist osapoolt sellest, et sellega võõrandamisega kaasnevad siis 100, mis iganes siis tühine summa, võiks öelda. Ma arvan, et ikka informeeriti, kuidas ta muidu notarisse saab minna. Ei mõtle, et enne volikogu. Istungid on ju, volikogu otsused on kõik avalikud. Enne eelmist volikogu otsust, selles mõttes. Kuna sellega tegeles hea kolleeg Benno Johanson, kes hetkel on puhkusel, siis ma kahjuks jään selle otsusel. Ma eeldan, et seda protsessi ei ole võimalik teise osapoolega selliselt kokku leppida notari aega, kui sa ei saada talle eeldavalt. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Indrek Sinisaarel teine küsimus, palun. Küsiks niimoodi, et mis juhtub, kui vald ei omanda seda tükki? Et palju kahju või ei ole sellest üldse mitte midagi ja kui see võibki niimoodi jääda? Aitäh! Nii kaua, kui selle piirkonnas ei soovita midagi muuta, mingisuguseid lahendusi, ka asju, ega väga suurt midagi ei muutugi. Et pigem on see omandamise mõte võib-olla tulevikus, et kui me leiame, et see tänavaruum võiks seal olla kuidagi teistmoodi välja, need kinnistud kokku liita või üle kinnistus errada sealt mingisuguseid uusi lahendusi teha, et selles mõttes oleks mõistlik, et need tükid oleksid kõik valla omandis, mis annab meile siis sellise paindliku võimaluse, kas need siis kokku liita ja tulevikus ka seda tänavaruumi paremini kujundada ja teha. Aga tänase olukorras kasutamise mõistes ei juhtu mitte midagi. Ja Indrek Sinisaare repliik. Ja repliigi korras ka, et ma loodan, et vallavalitsus on sellest omad järeldused ja õppetunnid teinud. Ja edaspidi kõik nii-öelda katastriüksuste omandamised, mis tahetakse siis vallale üle anda, on eelnevalt siis üleandjaga nii-öelda läbi räägitud, et kes mis kulusid siis kannab, et ei oleks sellist olukorda, kus nii komisjon kui ka volikogu peaks ühte formaalset tühisust nagu 2 korda arutama. Aitäh! Eks need erisused tulevad erinevast praktikast planeeringute tegemisel, et ega iga menetlemisega ju saab targemaks, kui tekivad probleemid, et midagi ei lahendata selliselt, nagu vallal on mõistlik, siis sealt oleme targemad, et tänases planeeringus lepime kohaselt kõik kokku, kogu planeeringu elluviimise järjekorrad, planeeringu elluviimise kavas ja seal on protseduurid kõik väga selgelt kirjas, mis hetkel tuleb siis midagi valmis ehitada ja mis hetkel midagi siis vallale üle anda, et tol ajal jah, kahjuks neid asju nii täpselt paigas ei olnud. Sellised erisused tulevad.
Aitäh ettekandjatele, rohkem küsimusi ei ole ja palun panna päevakorrapunkt number 1 hääletusele. Otsuse eelnõu poolt hääletas 11 volikogu liiget, erapooletuks jäi 5. Päevakorrapunkt number 2 on otsuse eelnõu Tamme-Kangro tee 10 katastriüksuse omandamine. Ettekandjaks taaskord ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja abivallavanem Priit Põldmäe ja kaasettekandjaks juhtivkomisjoni esimees Liis Mäekivi. Aitäh! Nagu te pildilt näete, siis tegemist Tamme-Kangro teega, mis on siis üks oluline selline juurdepääsu tee võimalus, kuid jah, kahjuks see tee asub osaliselt siis gaasitressi kaitsevööndis ja meil tuleb see tee ühel hetkel renoveerida ja viia ta siis vastavusse sellega, et ta oleks nendest tsoonidest väljas. Ja kui siis toimus selle Kangro 31 ja 29 kinnistu jagamine pooleks, siis selle käigus eraldati ka nendest 2 kinnistust maa, mis on vajalik siis Tamme-Kangro tee renoveerimiseks ja tänaseks me oleme siis selle maaomanikuga kokkuleppele saanud, et ta on nõus selle maatüki vallale võõraldama 1 euro eest. Tulenevalt on siis meie hea maakorraldaja Benno on ettevalmistanud ja maavalitsus on siis toonud selle teile siia otsustatud ja palume ka siis toetust. Liis Mäekivi. Aitäh! Sisuliselt kõik selge, ma lihtsalt täpsustan, et 1 euro ruutmeeter siis. Ma maksustame sind. Ja komisjon ühehäälselt otsustas eelnõu toetada. Palun küsimusi, kui kellelgi on. Tundub, et küsimusi ei ole. Aga aitäh ettekandjatele. Palun päevakorrapunkt number 2 hääletusele panna. Poolt hääletas 13 volikogu liiget, 3 liiget jäi erapooletuks. Päevakorrapunkt number 3. Määruse eelnõu Kiili valla munitsipaallastehoius ja lasteaias lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord esimene lugemine. Ettekandjaks haridusnõunik Tagi Torbek, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Marika Kross. Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed ja külased. Määrus Kiili valla munitsipaallastehoius ja lasteaias lapsevanema poolt kaetav osa määr tasumise kord ei ole uus määrus, et samasisuline kord on tegelikult või siis määrus on hetkel kehtiv, kuid kuna koolieelse lasteasutuse seadus, mis siis hetkel reguleerib alusharidust ja alushariduse valdkonda, kaotab 1. septembrist 2025 kehtivuse ja hakkab kehtima uus seadus, mis siis antud valdkonda hakkab reguleerima, alusharidusseadus. Ja tänu sellele, kuna muutub alus, on vaja ringi vaadata ka antud määrus.
Osalustasu soodustused, suurused ja sihtgrupid antud määruse mõistes ei muutu. Loodav määrus viiakse vastavusse uue alusharidusseadusega ja osaliselt muudetakse sõnastust täpsemaks ja selgemaks ja muutuvad siis mõningad mõisted. Ja kuna see määrus siis sisu poolest ei muutu, siis ma peatuks võib-olla täpsemalt nendel punktidel, nendel lõigetel ja punktidel, paragraafidel, kus on siis teatud muudatusi sisse viidud. Esiteks, paragrahv 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks põhjusel, et uus sügisest kehtima hakkav alusharidusseadus enam osaajalise koha võimaldamist ei reguleeri, hetkel kehtiv seadus veel seda reguleerib ja praktikas tegelikult selle osaajalise koha rakendamine alushariduses on keeruline, see sisuliselt tähendab seda, et ühte lasteaia kohta kasutab samaaegselt 2 last. Hetkel selliseid lapsi Kiili lasteaias ka ei ole. Miks selle koha kasutamine selliselt on keeruline, kuna lasteaias on mitmeid tegevusi, on see siis liikumine, on need erinevad eriüritused, jõulupead, teatrid, kus lapsed ka ujumised ja muud sellised ka haridust toetavad tegevused, siis osaaja puhul tähendab seda, et laps ei saaks osaleda ka mitmetes sellistes üritustes. Ja seetõttu on selle ühe terviku jagamine 2 lapse vahel võrdlemisi keeruline. Niimoodi see laps saaks sellest programmist ja lasteaiateenusest maksimumi. Teiseks on muudetud paragrahv 3 lõiget 6. Selle sisu mõistes ei muutu, lihtsalt lõige täpsustub, et praeguses määruses on see lõige väga pikk ja lohisev ja seetõttu on see lõige poolitatud 2. Esimene osa ei muutu ja lisandub lõige 7, millele siis lisatakse lihtsalt täpsustus, et ametliku suvepuhkuse periood on kestvusega 4 nädalat. Varasemalt oli lihtsalt määruses toodud, et see on juulikuu arvestades täisnädalaid, aga selguse mõistes on oluline fikseerida ka nädalate arv. Paragrahv 4 lõige 1 punkt 4 samuti sisu ei muutu, täpsustub mõiste hooldusperes, täpsustub mõiste hooldamisel olev laps. Ja kuna hooldamisel oleva lapse all selles punktis on mõeldud hooldusperes hooldamisel olevat last, siis see sõna hooldusperes sinna ka lisatakse. Et ei tekiks vale arusaama, et see hooldamisel olev laps võib olla ka nii-öelda isiklik puudega laps, et isiklikul puudega lapsele see säte ei kehti, et see on hoolduspere laps. Ja täpsemalt on siis seletuskirjas ka selgitatud, kes soovib lugeda, et mis on siis eeskostel oleva lapse ja hooldusperes oleva hooldamisel lapse vahe ja millised on need erisused, et ma loodan, et kõik huvilised on siis saanud selle ühelikuma selgitusega tutvuda. Paragrahv 4 lõige 3 lisatakse soodustuse saamise tingimusena, et laps ja mõlemad vanemad peavad olema sisse kirjutatud 31. detsembri seisuga Kiili valda. Ehk siis lõige reguleerib olukorda, kus peres on mitu last ja üks või siis enam lapsi käib väljaspool Kiili valda lasteasutuses. Ja mõni teine laps siis samast perest käib Kiili valla lasteasutuses. Ja nüüd see laps, kes käib Kiili valla lasteasutuses, me arvestame siis teda pere kas 2. või 3. või 4. lapsena ja talle kehtivad ka need pere mitmenda lapse soodustused,
aga kui see laps käib Kiili lasteaias ja saab neid soodustusi, siis selle tingimus on ikkagi, et see laps ja mõlemad vanemad peavad olema ka Kiili valda sisse kirjutatud. Paragrahvist 4 lõikest 4 võetakse välja osa, mille alusel Kiili vallavalitsus peab kinnitama taotluse vormi olukorras, kus rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna tegelikku liikmelisust. Ehk siis, kui rahvastikuregistrist ei tule see välja, et peres on siis kas seal kärgpere või siis mingil muul tingimusel või põhjusel mitu last ja neid ei ole võimalik siis nii-öelda kokku viia nende vanematega rahvastikuregistri järgi, siis sellise erisuse puhul ei ole mõistlik, et on tehtud taotluse vorm, kuna neid erijuhte võib olla väga palju ja ettepanek on siis rakendada vabas vormis avaldust, kui peaks olema selline vajadus, et on perekonnaliikmelisust vaja täpsustada. Paragrahv 4 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks. Varasemalt oli määruses reguleeritud, et kuidas peab siis käituma, kuidas peab siis taotlusi menetlema, aga mõistlik on sätestada, et avaldusi menetletakse vastavalt riiklikule asutuse sisesele teabehalduse korrale, et kui need nõuded muutuvad, siis ei pea sellepärast määrust muutma, vaid järgitakse siis õigusakte, mis avalduste menetlemist reguleerivad. Ja paragrahv 5 lõikesse 2 lisatakse selgitus, et samamoodi selle lõike sisu tegelikult ei muutu, lihtsalt täpsustatakse, milliseid tulusid arvestatakse netosissetuleku hulka. Varasemalt oli lihtsalt kirjas, et arvestatakse netosissetulekust siis seda vanema soodustussissetuleku alusel, aga ei olnud loetletud, milliseid tulusid netosissetuleku hulka arvestatakse. Ja muudatusena on siis ettepanek, et need tulud on ka määruses loetletud, et oleks võimalikult selge seda määrust lugedes, mida netosissetulekuna mõeldakse. Ja määruses jõustub alates 1. septembrist 2025 ja muudatusettepanekuid ootame 27. veebruariks. Aitäh! Marika Kross, palun! Ja aitäh, tere, lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed. Haridus- ja sotsiaalkomisjon tutvus määruse eelnõuga 5. veebruaril toimunud komisjoni koosolekul ning otsustas ühehäälselt 7 poolthäälega toetada määruse eelnõud ning suunata see volikogusse esimesele lugemisele. Tänan. Kas kellelgi on küsimusi? Marek Väljar, palun esimene küsimus. Natuke mõistete osas ja võib-olla selliseks taustaselgituseks küsin, et selles seletuskirjas 3. lõigus, kus on see paragrahv 4 lõige 1 punkt 4, et võib olla ka niimoodi, et sellel hooldusperel oleval lapsel on nagu siis 2 nii-öelda hooldajat, et üks, kes siis seda vara poolt nagu haldab ja teine, kes neid isikuandmeid, kuidas see sisuliselt nagu töötab, et kui üks vanem siis, ma ei tea, ta varadega tegeleb ja teine siis isikuandmetega või ei saanud täpselt aru sellest? See on ausalt öeldes sotsiaalvaldkonna pool, et kuidas need lapse õigused jagatakse, et meie nii-öelda lasteaia ja hariduse andmise poole pealt seda ei reguleeri, et need on juba perele antud õigused või siis need õigused jagatud vanemate vahel. Küll aga, või siis erinevate isikute vahel. Et küll aga võib olla ja tihti ongi hooldusperes olevate laste puhul see, et seal ei ole võimalik teha sellel perel, kus on see laps hooldamisel,
otsustada, kus on näiteks selle lapse sissekirjutus. Et kui meie siin ka soodustuste määramises seda sissekirjutust arvestame, et siis nendel sellist võimalust selle lapse osas ei ole. Et ikkagi see kohalik omavalitsus, kust see laps tuleb, et see tegelikult vastutab nii-öelda selle lapse eest ja tema siis annab ka need õigused ja selle kohvina siis tehtud ka need kokkulepped selle lapse osas. Indrek Lostamäe esimene küsimus. Jah, et ma nüüd 2 teemat käsitlesin ka sotsiaalkomisjoni istungjärgul. Need teemad on üheselt kokkuvõetavad küsimuse alla, et miks pärast Kiilu vallavalitsus peab õigeks loobuda siis riigi või valitsuse poolt pakutavast rahast. Esimene küsimus puudutabki neid asendushooldusperesid, kelle puhul sõlmitakse ju leping kulude katmiseks, milleks riik eraldab raha. Ja seda raha on ta sotsiaalkomisjonis saadud selgituste kohaselt Kiili vallale eraldanud piisavalt, nii et on isegi kasutamata summa jääk ligikaudu 10 000 euro ulatuses. Küsimus konkreetsemalt siis puudutab seda, et miks pärast peab need asendushooldusel olevad lasteaia tasu soodustust tegema, kui selle lapse asendushooldamisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest. Täpselt samasugune küsimus on toimetulekutoetust saavate inimeste puhul. Toimetulekutoetust tuleb riigieelarvest, see ei maksta vallaeelarve. Ja kui me vabastame sellise inimese lasteaia kuludest, siis võib juhtuda nii, et toimetulekutoetust polegi vaja maksta või on vaja vähem maksta. Ehk selle korra 2 sättega me loobume riigieelarvest tulenevast finantseeringust ja vähendame enda tulusid lasteaiapidajana. Miks me seda teeme? Lühike vastus on, et see asendushoolduse ja hooldusperes lapse teema rahastamise summad on sotsiaalosakonna poolt kontrollitud ja kindel on see, et nende laste kulud, mida katab riik, on oluliselt väiksemad võrreldes nende kuludega, mis tekivad kohalikul omavalitsusel nende laste nii-öelda hooldamisel või siis selle hooldusvormi toetamisel. Et igal juhul on see kohaliku omavalitsuse jaoks täiendavad kulud ja riik ei kata neid kulusid sellisel määral, et kohalikul omavalitsusele ei tekiks täiendavaid kulusid nende laste hooldamisel. See on kontrollitud ja mina saan edastada selle sõnumi, mis ma olen sotsiaalosakonna poolt saanud. Minu käest need summad läbi ei jookse, aga see on kontrollitud ka teiste kohalike omavalitsuste näidetel, kellel täna sellised lapsed hooldusel on ja selles osas ei tasu siin diskussiooni laskuda. Aitäh, Paul Puustusmaa, palun teie küsimus. Teine pool jäi vastamata. Ja teine küsimus oli sotsiaaltoetuse, mäletan ma õigesti, jah? Toimetulekutoetuse perede puhul. Kuna seda, kui suur on toimetulekutoetus kohalikul omavalitsusele selle ühe pere kohta, seda ettevalmistust ja seda infot minul hetkel ei ole. Küll aga on ka olnud komisjonis sotsiaalosakonna juhataja, kes selle kohta, et see raha jääks riigi poolt kasutamata, sellist sisendit pole andnud. Sellist aruteluga täiendavalt meil komisjonis ei tekkinud ja kõhklus, et selles olukorras meil jääks riigi vahendid kasutamata ja me kulutaks põhjendamatult valla raha inimeste toetamisel sellises olukorras minu selleks täna alust öelda seda ei ole.
Aitäh ja Paul Puustusmaa, palun nüüd teie küsimus. Suur tänu, et minu küsimus ei lähtunud nüüd niivõrd probleemist otseselt, kuivõrd selgusest, et oleks vaja selgust võib-olla või tahaks ise selgustki saada. Ja siin on paragrahv 3 lõikes 5 on toodud selline sisse nagu lasteasutuse ametlik suvepuhkuse periood. Kas see on nüüd mingi legaaldefinitsioon, mis on kuskil nüüd ära toodud, kas seda konkreetselt võimalik seda pikkust ja määratleda või täpsemalt uurida, kus kohas siis avaldatakse, et see on see ametlik, millal ja kui pikk see on ja kas see on ka kuskil näha või nähtav inimestele? See info edastatakse kõikidele lapsevanematele, see suvepuhkuse periood määratakse igaks aastaks kuupäevaliselt eraldi direktori poolt. Kõik lapsevanemad on sellest teadlikud, kõik lapsevanemad, kes selleks ametlikuks suvepuhkuse perioodiks ikkagi vajavad lasteaia kohta oma lapsele, selleks tuleb teha eraldi taotlus ja see koht tagatakse nendele lastele. Et jah, see on nii-öelda ametlik mõiste, mida me kasutame, kui nüüd vanema selle ametliku suvepuhkuse perioodil oma lasteaeda ei too ja lasteaia kohta ei kasuta, siis selle perioodi eest lapsevanem ei maksa ka osalustasu. Marek Väljari küsimus, palun. Pigem selline täpsustav küsimus, et selles seletuskirjas, selles 3. lõigus 5. punkt on see, et võetakse see valla nii-öelda avalduse vorm võetakse nagu maha, aga seal määruses on jälle paragrahv 5 lõige 3 on öeldud, et on valla taotluse vorm. Need on vist 2 erinevat asja, üks puudutavad seda rahvastikuregistrit ja teine puudutab siis seda osalustasu soodustust, et nende puhul saan ma siis õigesti aru, et ühe puhul võetakse valla poolt ette antud avalduse vorm maha ja jääb see ikkagi nagu sisse. Ja see, mis puudutab see osalustasu soodustus sissetuleku alusel, seal on väga kindlad kriteeriumid, mida me soovime inimeselt teada, missuguseid andmeid soovime teada, et see vorm on olemas, see on töös, on kasutuses ja see tundub ka olevat selles mõttes, et me saame sellist universaalset vormi selle puhul kasutada ja see jääb siia määrusesse sisse. Varasemalt olid siis ühe vormi peal need? Ei, varasemalt selle teisel tegelikult ei olnudki vormi, et see vorm oli loomata ja selleks vormiks ei tekkinud ka aastate jooksul vajadust, et kui inimestel on olnud küsimusi, siis ongi pöördutud tegelikult vabas vormis avaldusega, kuna need nüansid võivad olla nagu üsna erinevad ja pigem oleme kasutanud sellist head praktikat, et nõustame koheselt ja kiiresti ja et ei suuna inimesi erinevaid vorme avaldada. Ja tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu ettekandjatele ja palun päevakorrapunkt number 3 panna hääletusele. Aitäh! Poolt hääletas 14 volikogu liiget, 1 vastu, 1 erapooletu. Määruse eelnõu läbinud esimese lugemise. Päevakorrapunkt number 4 on otsuse eelnõu umbusalduse avaldamine Kiili vallavanema Aimar Liivale, ettekandjaks volikogu liige Indrek Rustam.
lugupeetavad volikogu liikmed, umbusaldusavaldust sai tutvustatud eelmisel istungjärgul ja täna ma teen sellest lühikokkuvõtte, mis on piltidega ilmestatud. Niisiis algas kogu lugu ühest Facebooki postitusest, mille peale tõusetus diskussioon, et kuidas selline ebaseaduslik ehitustegevus Kiili vallas on võimalik. Juhin tähelepanu, et selle ehitustegevuse ajal ei olnud esitatud ehitusregistrisse projekti ega ehitusteatist. Seda saab küljepõtt ka panna. Tegemist oli siis vallavanema Aimar Liiva enda poolt läbi viidud ebaseadusliku ehitustegevusega, temaga seotud füüsilise isiku hoones. Ja selle diskussiooni Aimar Liiva ütles, et tema vahetas seal eterniiti ning kõik, kes arvavad, et ta on midagi rikkunud, on piltlikult öeldes rumalad ja tema on õige mees. Tegelikkuses tegemist ei olnud eterniidi vahetamisega. Selles osas Aimar Liiva valetas eile ja kõigile teistele inimestele. Ning nagu te näete, paigaldas lõpuks eterniidi, mis on 4 korda raskem kui seal varesem katusekate. Teissugune paksus, teissugune tulekindlus. Ja paralleelselt, nagu ma umbusaldusavalduses olin ka kirjutanud, toimusid siis mitmete selgitustaotluste esitamine valitsusse sellesama ebaseadusliku ehitustegevuse kohta. Inimesed uurisid ka Kliimaministeeriumist ehitusnõudeid säärasel juhul. Ja ilmneski, et ministeerium käsitleb katusekatte muutmist ümberehitamisena ja selleks on vaja projekti ning ehitusteatist. Mida antud juhul siis ei olnud. Ja nüüd nende selgitustaotluste peale lõpuks siis mitmeid kuid hiljem hakkas juhtuma. Vallavanema alluv ametiisik hakkas tegema ehitusregistrisse kandeid omaniku taotleja eest, kes, nagu ma olen öelnud, on vallavanemaga seotud isik. Kuid sellel ehitusspetsialistil, sellel ametiisikul, kes neid kandeid tegema hakkas, on omad ametiülesanded, oma kohustused. Ja peab esitatud dokumente menetlema ja kontrollima nende dokumentide vastavust nõuetele. Ometigi, nagu me näeme, ta seda ei teinud. Ja täpselt samal päeval meile need dokumendid esitleti. Need ka heaks kiideti
nagu ma olen kirjutanud umbusaldusavalduses ja nagu on esitatud ka siin slaididel, toimus paralleelselt selgitustaotluste esitamine, nendele vastuste ootamine, vastuste saamine erinevatelt ametiisikutelt. Ning kokkuvõtva slaidi peal te näete, milliste dokumentide alusel siis ehitusõigus tagantjärgi omandati. Nendeks dokumentideks on siis plaatide paigaldamisjuhend ja asukoha plaan. Kuigi tegelikkuses on siis nõutud säärase ehitustegevuse puhul ümberehituse projekt, mis peab olema koostatud pädeva isiku poolt. Ja kui keegi Kiili vallas samamoodi on tegelenud ümberehitusega ning soovinud siis hiljem oma tegevust legitimeerida, siis on vallavalitsus see ehitusjärelevalve ametnikud alati nõudnud tema käest just nõuetekohast projekti. Kui seda pole olnud esitada, siis on nõutud ehitise auditit. Viimati nimetatu maksab 1000 eurosid. Aga siin, sellel konkreetsel juhtumil, vallavanemale alluv ametiisik tegi vallavanema seotud isiku suhtes väga kiiresti, väga kergelt teda soodustava otsus. Ja nüüd ongi minu jaoks, minu küsimus teile, kallid külade ühenduse saadikud. Ja miks ma pöördun teie poole, kallid külade ühenduse saadikud? Sellepärast, et umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud 7 volikogu liiget, nende seas mina, kes moodustavad tänase vallavalitsuse suhtes opositsiooni. Aga teie olete vallavanemaga ühest ja samast valimisliidust. Teie moodustate koalitsiooni. Teie olete võimul. Sellepärast ma küsin teie käest. Kas te tahate, et Kiili vald oleks selline vald, kus niisuguste dokumentide alusel on vallavõimuga seotud inimesel võimalik saada oma ebaseaduslikule ehitustegevusele heakskiit. Kui te tahate, et Kiili vallas rikutaks kõiki seadusi, mis on siit 20 kilomeetri kaugusel vastu võetud. Kui te tahate, et teid ja teiega seotud isikuid koheldaks soodsamalt kui teisi Kiili valla kodanikke, siis mitte mingil juhul ärge hääletage selle umbusalduse poolt. Kui te tahate, et Kiilit juhiks vallavanem, kelle harjumuspärane käitumine on valetada, ärge kindlasti hääletage selle avalduse poolt. Aga kui te tahate, et Kiilit juhiks vallavanem,
kes on aus, seadusekuulekas ja nõuab seaduste täitmist kõikide oma alluvate ametiisikute käest, kes kohtleb vallakodanikke võrdselt ja austusega, siis palun ühinege selle umbusaldusavaldusega. Ja Kiili on selline koht, kes leiab endale väärika vallavanem, parima vallavanem. Aitäh teile! Aitäh! Kas vallavanem Aimar Liival on ka soov sõna võtta? Volikogu esimees, lugupeetud volikogu. Inimene, kes süüdistab valimatult teisi inimesi valetamises, teeb seda pidevalt, riskib sellega, et teda ei võeta tõsiselt enam. Vastuseks siis umbusalduse avaldusele, mille on esitanud 7 vallavolikogu liiget. Lugesin mina selle läbi. Ma arvasin, et on see sama jutt, mis oli eelmine kord siin ette loetud, aga siin eelmine kord loeti ette täiendatud versioon. Ehk siis selles kirjalikus tekstis ei olnud paljusid neid asju, mis seal ette loeti, aga ma leidsin sellest kirjalikust versioonist siis 3 punkti tegelikult, millele on asjakohane vastata kuidagi viisi. Umbusalduse põhjusena on siis nimetatud järgmised kahtlustused. Vallavanem on pannud toime toimingupiirangu rikkumise, soodustades endaga seotud isiku kinnistul ebaseadusliku ehitustegevuse toimumist. Pärast ebaseaduslikule tegevusele tähelepanu juhtimist, seda õigustades ning hiljem antud olukorda oma alluvate kaudu lahendades. Vastus on selline kahtlustus, et vallavanem on pannud toime toimingupiirangu rikkumise, tõsine süüdistus. Ja kui see tõele vastaks, siis tegeleksid sellega õiguskaitseorganid. Mitte ei toimuks Kiili vallavolikogus umbusalduse vormis põhistamata süüdistuste õhku loopimine, lootuses, et äkki saab pihta kuidagi. Kinnitan, et vallavanemana ma ei ole loonud endaga seotud isikutele mis tahes eeliseid. Ehitusnõunik ja teised ametnikud pakuvad kõikidele vallavalitsuse klientidele teenust samaväärselt, kooskõlas kehtiva õigusega. Mulle isiklikult kuulub korter Kiilis Lasteaia tänaval. Ma ei ole majaomanik. Ma ei tegele mulle mitte kuuluvate hoonete ehitusteatiste, kasutusteatiste või mingite muude dokumentide esitamisega. Kiili vallas ega üheski teises vallas. See, millega sisustab vallavanem enda korralise puhkuse, kui kellel ta ehitustöödel abi tööjuks on, see ei ole volikogu arutelu teema. Teine etteheide on selline. Vallavanema juhtimisel tegutseb vallavalitsus vastuolus seadustega ja manipuleerib dokumente omale sobival viisil esitamisega, kehtivate seaduste täitmisega ning ei täida vallavalitsusele seadusega määratud kohustusi. Sellest lausest on raske aru saada, isegi kirjalikult. Aga ma oletan, et siin on mingisugune mõte taga. Aga kirja pandud sõnastuses on tegu otseste süüdistustega Kiili vallavalitsuse aadressil. Nendega ma ei nõustu absoluutselt. Umbusalduse esitajad ei ole oma seisukohti sisustanud. Seetõttu on minu hinnangul tegu nii ametnike kui laiemalt valla pihta suunatud laimuga. Kolmandaks, vallavanem on üleolev, diskrimineeriv, ei austa seadusi, ei pea oluliseks seadustel põhinevate head haldustavale vastavaid avatud juhtimise põhimõtteid ja nii edasi. Need on paljusõnalised süüdistused, kui ei vasta üheski aspektist tõele.
Kiili vald on heal järjel omavalitsus nii objektiivselt. Finantsolukord ja efektiivsus on väga kõrged, kui ka subjektiivselt. On Eestis teisel kohal elanike rahulolu poolest, üleriigilise ühtse standardite järgi tehtud küsitluse poolest. Ja see peegeldab valitud lahenduste õigsust, mida külade ühendus on ellu viinud. Ja see on ellu viidud paljude inimeste töö tulemusena. Ja kui juhtimisstiil oleks selline, nagu siin väidetakse, siis sellist asja ei ole võimalik saavutada. Aitäh teile! Aitäh! Kui kellegi on ettekandjatele küsimusi veel, siis palun. Tundub, et küsimusi ei ole. Ettekandjatele. Ja palun panna päevakorrapunkt number 4 hääletusele. Ja vastuvõtu tingimuseks on koosseisu häälteenamus. Palun. Kas meil on mingi tõrge, kas kantselei pool saab öelda meile mitu poolthäält? 6 poolthäält, 0 vastu, 0 erapooletut, 1 jättis hääletamata. Selge. See tähendab siis seda, et antud otsuse eelnõu ei saanud volikogu koosseisu häälteenamust ja jääb seega siis vastu võtta. Ja päevakorrapunkt number 5 on informatsioon. Avalatee 2 hoone projekteerimine edeneb plaanipäraselt komisjonis, keskkonnakomisjonis, siis oli ka kes kohal olid, kuulsid, näidati plaane, kooliga koostöös neid ruume on seal kavandatud, nii et see edeneb. Kiili valda on sisse tulnud siis kiri Rail Balticut, mis puudutab Luige peatust. Tegu on niivõrd olulise küsimusega, siis vallavalitsus selle otsustanud suunata volikogule arvamuse avaldamiseks. Seal on nagu erinevad probleemid ligipääsuga seoses. Tõenäoliselt siis kas järgmisel või ülejärgmisel volikogu istungil asja siis ka arutatakse enne muidugi ka komisjonis. Marek määrab siis, volikogu esimees määrab komisjoni, siis juhtiv komisjon selle asja jaoks.
siis meil on vabariigi aastapäeva nädal, on erinevad üritused kavas, homme on paraad. Kool teeb 4. aastat järjest paraadi, see on üks tore ja sobilik üritus Kiili valla jaoks. No meil teatavasti ei ole ega ei saagi olla Vabadussõja ausammast. Vallas endas meil on kihelkondlik see, nii nagu nad vanasti tehti. Ja seetõttu on paraad meie viis siis päeva tähistada laiemalt. On ka aastapäeva vastuvõtt, kuhu kõik teiega olete kutse saanud. Pühapäeval siis Rahvamajas kell 6. Ja siis on esmaspäeva 24. hommikul kell 7:32 lipu heiskamine Kiili vallamaja ees, mis on uus traditsioon. Ja palun kõiki kohale sinna, see on volikogu esimehe ja meie naiskodukaitse ja nende organisatsioonide ilus üritus. Ja aitäh, palun küsimusi, kui kellelgi on. Indrek Sinisaar, palun esimene küsimus. Küsin sama küsimuse, mis ma arengukomisjonis küsisin, et äkki on teadmist ja infot rohkem. Et mis on toimunud siis Lähtse-Nabala kergliiklustee projekteerimisega viimase aasta jooksul? Nii palju kui mina tean, siis ehitusosakond on saanud projekteerimistingimused ja selle projekti kätte, mis Transpordiamet on tellinud ja teinud. Ja see on töös ja kavas. Lisan, et info oli aasta tagasi ka samasugune. Aasta tagasi ei olnud projekti olemas Maanteeameti oma. Palun, kas on veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Aitäh kõigile osalejatele. Tänane volikogu istung on lõppenud.